Ma mäletan, et see vaimsete liikumiste eesmärk on ju, oleks üldjuhul see, et noh, et piirkond oleks rahul, on ju, et kõik oleks õnnelikud näiteks budismis. kuidas seda siis teha? Neil on see, et nad enne ei ole rahul, kui sa oled nagu nemad omaks võtnud, et sa ei, näiteks Tartumaal, et sa pead nagu läbima Tartu Ülikooli, et siis on see nagu nemad tahetud, on ju, ja siis on see praegune selline riigikord tahetud ja siis olid nagu selline abiellud on ju mingi seal on ju ja siis eh, hakkan nagu armastavalt teenima on ju seda piirkonda, siis nad on rahul on ju. Aga noh, ei õnnestu on ju, see ei õnnestu alati, sest noh, naisel on ka oma tahtmine või noh, selle potentsiaalsel partneril on ka oma tahtmised on ju, et see ei pruugi alati jaatav vastus tulla on ju. ei no, et noh, ülikoolis oli, et onju ei viitsi käia, aga Shiv näitas onju, oo mingi päris ilus naine, et väga ilus naine, et proovi onju endale saata onju. ja siis hakkasin proovima ja noh, sain eitava vastuse pigem. ei noh, mingi suhe seal võib-olla või suhte alge nagu võib-olla isegi tekkis onju, et hakkasime nagu, ma ei tea, üksteist aitama või suhtlema, aga nagu selles suhtes nagu suhet isegi ei tekkinud. ja vihastusin lõpuks ja läksin ülikoolist nagu üldse ära, et noh, et nii tugevalt mõjus see nagu see suhte saamise proovimine võib-olla isegi, et no ei saanudki nii, samal ajal onju, mingid teised naised onju tahavad mind jälle kui kaaslast onju, mina ütlen jälle neile ei onju, et noh, et see ei ole nii lihtne alati, et klapib kohe ideaalselt mingi abielu või noh. ja läksin ülikoolist üldse ära, et noh, et kuigi olid head tulemused onju, et sain stipendiumi onju, sain mingi A-d, B-d onju, mingi üksikud C-d, et kiideti enne, sain õpitulemuste eest enne raha, sain neilt veel juurde. ja pokkeris läks super hästi, oli mingi Tartu mingi rikkaim üliõpilane või mis iganes onju. ja aga noh, õnnetu onju, et see, mis sa seal ikka käid onju, kui miks ma peaks tahama seal käia seal riigis või noh, seal riigitöö või õppimas onju. ja noh, läksin üldse minema, et noh, et budismi ja Indiasse ja niimoodi. ja noh, piirkond muidugi ei ole rahul onju, et kus on siis see õnnelik, armastav, teenindav abielu, kes on ka noh, läbinud Tartu Ülikooli ja teenindab meid onju. et see, aga seal on see natuke keeruline olukord, et need tahetud rühmitus onju, et see, nemad ei ole veel poliitilist partei moodustanud, et see rühmitus onju on siis praeguse riigikorra poolt onju, Nõukogude Liidu vastu ja et see rühmitus ei ole piisavalt tahetud ja ei ole siukest armastavalt teenindavat abielupaari seal, noh, et kes on läbinud Tartu Ülikooli. ja nagu ma seletasin juba, siis see Tartu Ülikooli läbimine ei õnnestunud onju, mitmel põhjusel onju. ja siis see kirjanduse kultuuriteadus käisin ja siis see läheb aastaid mööda ja siis lõpuks ilmub onju. no nii-öelda teiselt poolt siis keegi naine, mina olen juba unustanud onju, et see noh, parasjagu ei otsigi kaaslast, onju, keegi ilmub onju, kes on sobilik ja algatab suhte ja noh, nüüd meil on 2 last ja oh jess, et seda me just tahtsime, ütleb see kohalik piirkond onju, et noh, et nüüd on onju see armastav teenindav paar onju. aga kahjuks on ju teises maakonnas see, et noh, et alati see ei ole nii lihtne alati saada seda armastavalt teenindavat abielupaari sinna maakonda alati onju, et see ei ole nii lihtne, kes on ka siis selle rühmituse omaks võtnud ja läbinud nende ülikooli onju. et noh, et see ei ole nii lihtne kultuuriliselt ja alati ei pruugi ka partneri või soovitud partneri poolt jaatav vastus tulla, et suhetega on see, et sa proovid mingit naist sebida kuskil näiteks baaris või kuskil, aga ta ei pruugi jaa öelda üldse onju. või naise poolt siis, et ta tahab mingit kaaslast tagasi, kaaslane ei pruugi sellest huvitatud isegi olla, et noh, et see ei ole alati nii lihtne, et lihtsalt järsku on see armastav, teenindav abielupaar onju. just selles maakonnas omaks võtnud ja läbinud just need süsteemid, et see noh, et see ei ole nii lihtne alati. ja et mina isiklikult mehena, mina ei soovita minna nagu naise vastu selles suhtes,
ta hakkab pillutama, ma arvan. Nagu ta isegi nagu, kui on nagu nad nagu juba olemuselt nagu pillutavad igas suunas siin nagu, et selles suhtes, kui sa lähed sinna nende vastu ka, siis sa pillutad, ma ei tea kuhu, ma ei tea, mingile teisele planeedile või kuhugi nad, et see nagu noh, see ei ole nagu asi, mida teha. Et pigem proovi olla viisakas, tagasihoidlik, kui ta ei taha sind, onju, siis lihtsalt no, respekteeri seda, eemaldu või noh, tee midagi muud, onju. Et noh, järgmine ära hakka teda nagu siis süüdistama või ründama. Et siis see pillutab siin, ma ei tea kuhu, onju. Ja siis edasi on juba need lastekodu teemad ja need onju. Et noh, et nüüd peamegi mõtlema ja lastekodu rajamisele, sest nii palju vanemateta lapsi juba tekkinud Eestis, kes siis lastekodu töötajaid ründavad, et noh, et tore on ja et nad peame ise nende uue lastekodu hoopis rajama, et armastava teenindava abielupaari asemel on siis ja sellised teemad praegu. Vaatan ühte lastekodu teemalist õudusfilmi parasjagu ja ega see meeldiv ei ole, need creepy siuke šokk igal sammul, ütleme nii, et kui tavalised õudusfilmid on, et mõnikord ehmatab mingi kolli kuskilt nurga tagant, siis see lastekodu õudusfilm on siuke, noh, et pidev siuke creepy tunne, et vaimselt mingi kummitusest hullem tegelane kuskil luusib selle, et tee siis lastekodu sellisesse piirkonda, et